olla hoopis. Oh! Tšau! Kuidas läheb? Hästi. Mis sa ootad tänasest päevast? Ma ootan minna selle superdinosse. Varsti lähme. Tahaks õue minna juba. Hola! See oli nagu lumi ja nii kole ja nüüd ma saan nagu, oh my god. Kell hakkab 9 saama. Nüüd esimesel hommikul õues. Mitte väga külm, võib-olla natuke jahedam, aga täiesti saab lühikeste riietega olla, mis on nagu hea. Kus kannab luua? Me hakkame kohe kõndima sinna poole. Vaata millised lained. Oh, onu, tahad sa onuga pilti saada? Jaa. Need täitsa korralikud lained. Väga ilus, kohe võrreldes Eestiga ei anna võrrelda. Eestis on sama palju miinuseid, kui siin on plussi ja lumi maas. Ja leidsime oma esimese mänguväljaku ülesse. Minu kommentaar oli, et see on teie koht, kus tantsivad tädid olid. Küsimus on siis see, et kas täna on tantsivad tädisid? Jah, ja vastus on, et varsti tuleb. Nagu näha, siin nad juba kogunevad ja varsti hakkab nende mingi joogatund või midagi siukest. Ja siis nad seal platsi peal keksutavad. Eelmine kord oli siin, et Hugo ronis, Ruudi ei roninud. Ja nüüd on Ruudi ka nii suur, oskab Ruudi ka ronida. Aga mingit amortisatsiooni märki on näha, et näiteks neid aiad on nagu koledamad ja aial on mingid nöörid peal, mida varem ei olnud. Ja Aga ma mõtlen, kui lähedal see nüüd tundub. 500 meetrit umbes. Esimene kord oli see nagu eriti rets kõndimine, siia tulek. Me oleme siin 3 nädalat, üks päev on juba ära olnud. Poes käidud, teised läksid ees ära. Meie jäime jäätisturmasega sööma, aga ilm on hästi palju muutunud selle tunni aja jooksul. Nüüd päike paistab palju soojem, mõnus suve ilm. Peab lootma, et suurt lainet ei tule, sest muidu on jalad uppunud ka. Aga praegu vist läheb mööna suunas, nii et ma arvan, et vesi nii kõrgele ei tule, kuidas meil praegu on. Nii palju surfareid ka. Tunni aja eest oli nüüd ikka palju vähem. See on ka mingi imelik hoone. Seina peal on kirjas, et tegemist on raamatukoguga, aga see ei näe üldse siuke raamatukogulik välja, see on nagu mingi spordihoone välja. Eriti arvestades, et see ranna lähedal, otse ligipääs vette siit alt. Päris kõrge tempo oli teil, ma vaatan. Mõni pani ees nagu mingisugune, ma ei tea, väike auto. Nüüd me lähme oma põhilisse hüperdinosse ja muidugi mõista kõnnime ka mööda seda tänavat, mis on kõigile äärmiselt tuntav, sest meie esimene hotell oli siin tänava peal. Isikuna me lähme siin Lego House'i. Vaat siin ei ole tegelikult Lego House'i. Lego House'i saame minna Taanis. Palmas tahab ka olla Euroopa. Vaat. Seda poodi siin varem ei olnud. Selles majas oli meie esimene Las Palmase hotell. Siit uksest läksime üles 3. korrusele. Näed, Peks hotell oli meie hotelli nimi. Tagasi aeg, oli 3 aastat tagasi ka. Võib-olla kogu aeg isegi või? Ülesse! See on ka äärmiselt nostalgiline mänguväljak, sest esimene kord, kui me siia tulime, oli see teiselt pool seda maja. Siis eelmine kord ta toodi siia. Nüüd ta on ikka alles. Ja esimesed korrad oli nii, et Ruudi kartis seda kõike jubedalt. Julged isegi väikesest lastneks, jah. Ja nüüd ta on nii palju suurem, sama suur kui Hugo oli juba teisel korral. Siin enam pildistamist ei olegi või? Me oleme nüüd mulle peal 3. korrusel. Siin pidi olema Burger King ja McDonald's. Mida ma näen on McDonald'it, mida ma ei näe on Burger King. Nii et mul on tunne, et Burger King on vahel kinni läinud. Oh my god, vaata seda. Huga, kuidas sul tänane päev läinud on? Hästi. Mis sa näinud oled? Palju asju. Mänguväljakuid. Ruudi, kuidas sinu päev läinud on? Hästi. Mis sina näinud oled? Superdino. Ahah.
Andres on meil seal asjadega. Nii palju komme. Kas te tahate enda kätte saada või? Ei, ma arvan, ma panen kotti. Tahaks minna gelatot sööma korra. Coco con dulce de leche. Okay. Meil mulje tee tehtud nüüd. Peab ütlema, et võrreldes 2 aastat tagasi on siin palju rohkem elu. Siin olid nagu pooled kohad olid kinni, aga nüüd on kohe esimesel korrusel paar kohvikut tehtud ja väga ilus on. Inimesi on kuidagi rohkem kui nagu siis oli. Leidsime sellise maakera kujutise või riigid, need seal on Brasiilia, punane on Ameerika, seal otsas on USA, sinine on Euroopa ja see, mis iganes seal on vist Aafrika. Näe, siin Cristiano Ronaldo elab ja ma näitan, kus meie elame. Me kõik elame siin. Ennem siia tulekut nädal aega me vaatasime kogu aeg Las Palmas ilmateadet. Need olid suht nutused ilmateated, ütleme nii, et iga päev oli 15 kraadi sooja ja vihma sadas. Nüüd oleme siin, väga ilus on, üldse pole sadanud. Ilus soe on ka, ei ole üldse sellist 16 kraadist ilma nagu Ürno lubab. Kell on 4 õhtul. Kähedamaks on natuke läinud. Miks siin lubas natuke vihma ka, vihma pole veel olnud. Ma näed, rannas on rohkem rahvas kui hommikul. Eelmine kord me olime minu arust siin kivide vahel ju. See oli see, kus see vesi üles-alla käis. See on see jäätise koht, kus ma eelmised korrad olen alati jäätist ostnud. Ma arvan, et seekord käib ka mingi päev võtmas, hetkel ei viitsi. Kes kurdab, et ujujaid ei ole, et tormine ja tuuline ja väikest ei ole, näed, siin ilusti on, vasakul inimesed külmetavad, seal veel külmetavad, seal on veel külmetajaid. Hugo lemmik mereäärne mänguväljak, kust ülevalt alla hüpates haiget ei saa. Et see on ikka kaugemal, kui ma mäletasin, et minu arust see oli ikka hulka maad seal pool. Lisaks eelmised aastad on umbes siin olnud liivakujude näitus. Aga tundub, et see on tasa lükatud. Võib-olla on umbes nii, et see on neil jõulutajal ära. Ja kui mingi 3 kuningapäev läbi on, siis lihtsalt lükatakse traktori ja kõik tasa. Selles mitte midagi ei ole. Isegi mingid sellised poolenisti kokku võenud kujusid ei ole. Tuul ja torm on tulnud. Sealt tuleb vihmapill täiesti. Näha, et on teist värvi natuke. Siin on inimestel eratrepid. Tahad ujuma minna? Lähed siit alla ja siit rannast lähed sinna ujuma. Pleksti. No siin saad sa päevitada, kui sa vette tahad minna, siis on ikkagi just kivide peal peksmine. Nüüd läheme sinna mänguväljakule, mille lähedal me eelmine aasta elasime.